Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, mul on rõõm kõiki tervitada. Kuna on neljapäeva õhtupoolik, siis on aeg kokku võtta, et mis on toimunud Euroopa Parlamendis, mida olen mina teinud ja kuidas ma olen õigustanud oma eksistentsi siin toredas majakeses. Esiteks pean vabandama, et eelmisel nädalal videot ei olnud ega tulnud, sest ausalt öeldes, kuna neid teemasid oli ainult üks-kaks, mida oleks olnud rääkida, siis ausalt öeldes ma ei hakanud aega kulutama ja tegema mingit video tegemise lihtsalt pärast. Ja seetõttu ma otsustasin, et ma teen parem 2 nädala teemad ühes videos, et oleks kompaktsem ja tunduvalt parem vaadata ja kuulata. Aga eelmisel nädalal, millega ma ka muidu tegelesin ja mida ma saan siis täna rääkida, on vast kõige olulisem see, et me pöördusime Euroopa Komisjoni poole, kuna teadaolevalt, nagu ma olen ka varem korduvalt rääkinud, et Euroopa Komisjon ju kaitseb kõiki põhiõigusid, põhivabadusi, euroopalikke väärtusi. Kui küsimuse alla näiteks, ma ei tea, mingid abordiseaduse Poolas, siis turja kargab Euroopa Komisjon, kes ütleb, et ei, niimoodi ei tohi teha. Ja siis enam ei kehti see põhimõte, et igasugune perekonnapoliitika liikmesriikide siseasi. Siis enam see ei kehti, siis on Euroopa Liidu asi. Kui on mingi, ma ei tea, kohtureform Poolas, siis jälle hüpatakse turja. Kui on Ungaris mingid asjad, siis jälle Euroopa Liit manitseb ja õpetab ja viibutab näppe. Aga nüüd me siis pöördusime minu algatusel. Me koostasime esiteks kirja Euroopa Komisjoni presidendile, mitmele volinikule ja lisaks sellele tegime ka kirjaliku küsimuse Euroopa Komisjonile ja minu algatusega liitus veel 18 kolleegi erinevatest poliitgruppidest ja sisuks on see, et kuidas Euroopa Komisjon nüüd suhtub Läti ja Austria koroonapiirangutesse. Teadaolevalt, nagu te olete meediast lugenud, siis Austrias võeti vastu otsus, et põhimõtteliselt kõik inimesed, kes ei ole kas vaktsineeritud või läbi põdenud, peavad jääma koduaresti. Nad võivad käia ainult hommikul tööle, õhtul koju tagasi ja võivad käia ainult esmatarbe kauplustes ja apteekides, aga kõik ülejäänud välitegevused, vabategevused keelatud. Ja 1. veebruarist tahetakse teha siis vaktsineerimine kohustuslikuks ja kes sellega nõus ei ole, siis praeguse eelnõu kava kohaselt Austrias ähvardab siis neid inimesi, kes ei soovi ennast vaktsineerida, kas 4-nädalane vangistus või kuni 7500 eurone trahv. Kui me nüüd mäletame, siis veel pool aastat tagasi kõik väitsid Euroopa Liidus, et ei, vaktsineerimine on ja jääb alati vabatahtlikuks. Mingisugust kohustuslikku asja, sunduslikku asja ei ole ega ei tule. Lähevad mõned kuud mööda ja näeme. Tuleb nii, et mühiseb. Läti koha pealt me siis küsisime, et kuidas Euroopa Komisjon suhtub sellesse, et Läti parlamendis enamus otsustas, et need parlamendi liikmed, kes ei ole vaktsineeritud või läbi põdenud, ei tohi osaleda parlamendi töös. Nad ei või minna komisjoni istungitele, nad ei tohi osaleda hääletustel ja samal ajal nad ei saa osaleda ka veebiteel hääletustel, mis oleks tehniliselt võimalik, aga sisuliselt keelati ära, et ei või tööle minna ja kui tööle minna ei saa, siis peatatakse palk. Ja kui me mõtleme, et enamus otsustab parlamendis vähemuse üle, mis on nende õigused, siis minu meelest on alati Euroopa Liit ju rääkinud, et vähemuste õigusi ei tohi piirata enamus, et see ei ole kuidagi tegelikult demokraatiaga kooskõlas, et vähemusi õigusi tuleb kaitsta. Ja siin me ei räägi nagu tavalistest inimestest, et isegi tavaliste inimeste puhul niimoodi teha on vale, aga me räägime parlamendi liikmetest. Parlamendi liikmed, kes on seadusandlik kogu, valitud demokraatlikult valimistel ja kes esindavad oma valijaid ja kes panevad paika valitsuse, peaministri, siis need parlamendi liikmed põhimõtteliselt elimineeritakse tööst sellepärast, et nad ei taha ennast vaktsineerida ja neil ei anta ka võimalust näiteks teha iga hommikul kas või test parlamendi ukse peal, et kas oled siis negatiivne või mitte. See on lihtsalt nagu, mul ei mahu see pähe lihtsalt. Kuidas see on võimalik Euroopa Liidu liikmesriigis? Kuidas see võimalik on? Et üldiselt me räägime põhiõiguste ja vabaduste kontekstis, ma ei tea, mingist Valgevenest ja Venemaast ja Põhja-Koreast, aga nüüd see on meie enda siin selles suures liidus toimumas ja mitte keegi isegi kulmu ei kergita. Et see ongi nagu normaalne. Ja minu jaoks on seda täielik düstoopia ja ma ei kujuta ette, kuhu see lõpuks välja jõuab. Aga igastahes sellise kirja me koostasime, saatsime Euroopa Komisjoni, kuskil 6 nädala jooksul nad on kohustatud vastama, aga ma juba ennustan ette, mis seal tuleb. Selles küsimuses nad arvatavasti ütlevad, et see on liikmesriigi siseasi ja Euroopa Liit ei sekku sellesse tervishoiupoliitikasse. Ehk alati sobivalt Euroopa Komisjon, kui see poliitiliselt on neile kasulik, nad ründavad ja sõimavad liikmesriike, kui neile midagi ei meeldi. Ja kui mingi teema, mida nad torkida ei taha, siis öeldakse, aga see on siseasi. Te võite teha, mis te soovite. Ja lihtsalt see on haige.
ja me näeme, et see sundvaktsineerimine on jõudmas ka Euroopa Liidus laiemalt päevakorda ja ka Eestis. Alles täna peaminister Kaja Kallas ütles meedias, et ei saa välistada mitte midagi. Ja mina veel otsisin eile meelega ülesse Tanel Kiige väljaütlemise selle aasta aprillist, kus ta ütles, sundvaktsineerimist kindlasti ei tule. Seda lubas tervishoiuminister, kes on korduvalt oma sõnu söönud, aga ikka istub ametis ja räägib sellest, et kuidas ta on hädavajalik Eesti rahvale ja ilma temata põhimõtteliselt kukuks riigi tervishoiusüsteem kokku. Minu meelest nagu sõnum Tanel Kiigel on see, et tee midagi muud paremat elus, kus sa ei kahjusta tervet riiki. Hetkel meil on tegemist jobuga, kes absoluutselt ei saa oma tööga hakkama, aga see selleks. Minnes tööga edasi, mis on siin toimunud, siis see kirjalik küsimus ja pöördumine Euroopa Komisjoni poole. Sellel nädalal olen osalenud komisjoni istungitel. Meil on toimunud väliskomisjoni istungid, kus on siis arutletud ja mõtteid mõlgutatud kõikidel olulistel teemadel, nagu näiteks olukord kuskil Aafrikas ja Venezuelas ja kolmanda maailma riikides. Ja ma eile siis võtsin nagu tõsisemalt osa ja ma tõesti kuulasin, et mis on siis Euroopa Liidu välisteenistuse seisukohad ja aruanded ja informatsioon Etioopias toimuva üle. Vahepeal on ka meediast tilkunud, et Etioopias on käimas kodusõda, kus põhimõtteliselt kaks etnilist rühma omavahel kaklevad ja tapavad üksteist. Ja tänaseks on seal olukord, kus siis 9 miljonit inimest on näljas ja peavarjuta, et on väga suur humanitaarkriis. See kõik on tõsi ja see ongi traagiline ja ausalt öeldes sellest on kahju, aga lihtsalt on väga raske nagu mõelda ja arvata, et kuidas me saame siis aidata. Et Euroopa Parlamendi väliskomisjon, kus ma olen põhiliige, et me ju võime, mõtteid mõlgutada ja tunda kaasa, aga sisuliselt me ei saa teha maailma paremaks 1000 kilomeetrit kaugemal, mis tegelikult ei ole meie pädevuses. See lihtsalt niimoodi see elu kahjuks on. Et siiski on olemas ju tore näiteks Aafrika Liit, kuhu kuuluvad kõik Aafrika riigid, et arendada siis Aafrika huve. Ma ütleksin, et see on juba Aafrika Liidu ülesanne tagada mingisugune elementaarne rahu või konfliktide vahendus, et lõpetada see verevalamine ära. Aga osalesin komisjoni istungitel ja kuulasin huviga, et mis seal siis kõike toimus. Siis nädalavahetusel olin ma Ateenas, Kreekas, seoses meie ID-partei migratsiooniteemalise konverentsiga. Meie erakond, siis Konservatiivne Rahvaerakond, mis on tänaseks õnneks juba viimased 1,5 olnud Eesti kõige populaarsem erakond. Ja seda on Euroopa tasandil väga hästi märgatud. Väga paljud on vihased ja kiristavad hambaid, aga mul on selle üle hea meel. Et siis Eesti kõige populaarsem erakond kuulub siis Euroopa tasemel ID-parteisse ehk siis Identiteet ja Demokraatia erakonda. Ja meil oli siis sellised mõttevahetused ja konverents Ateenas seos migratsiooniga, kus ma olin üks kõneleja ja esineja. Selle info ma panin üles ka sotsiaalmeediasse, Facebooki lehtedele minu meelest koos piltidega ja väikese ülevaatega. Ja pühapäeval toimus ka selline poolavalik üritus, kus ma tutvustasin ühte valminud põnevat uuringut, teaduslikku akadeemilist uuringut, mis ei ole kuidagi poliitiliselt laetud ja käsitleb islami šariaadi õiguseid ja nende konflikti siis Euroopa inimõigustega. Euroopa inimõigused, üleüldse maailma universaalsed inimõigused tulenevad ÜRO põhiõiguste hartast, mida tunnustavad ja aktsepteerivad enamus maailma riike. Näiteks, et igalühel on õigus elule, kedagi ei tohi piinata, kellegi vabadust ei tohi niisama ära võtta. Universaalsed põhimõtted, mille järgi me ju elame igapäevaselt. Kuigi täna hakkavad need murenema seoses sellega, et kui sa ei taha ennast vaktsineerida, siis põhimõtteliselt siis saab su vabaduse ära võtta küll ja panna kuuks ajaks vangi, nagu Austria tahab varsti teha. Aga üldiselt siiamaani me oleme elanud siiski umbes 70 aastat teadmisega, et on olemas mingisugused universaalsed põhimõtted. Ja siis samal ajal on tekkimas paralleelühiskonnad Euroopas, milleks on moslemi kogukonnad, kes elavad hoopis teiste seaduste ja kultuuri traditsioonide järgi, ehk siis šariaadi järgi ja on väga palju islamiriike, kes järgivad šariaadi seadust ja kus on siis need põhimõtteliselt konfliktikohad, kus universaalsed inimõigused ÜRO harta järgi on totaalses vastuolus siis šariaadi inimõigustega. Ja tellisin uuringu. Selle läbiviijateks olid oma ala täielikud eksperdid, näiteks islami vast kõige parem asjatundja Eestis Üllar Peterson, kes on ka õppinud Iraanis ja on selle valdkonna õppejõud. Tema oli põhikoostaja ja seda koordineeris Art Johanson.
kes aitas seda tööd kokku panna. Maht on umbes 70 lehekülge koos ajaloolise ülevaatega, ajaloolise taustaga, et kuidas üldse inimõigused on hakanud välja arenema, kuidas arenesid välja islami, šariaadi seadused, mis on tänane olukord maailmas globaalselt, millistes riikides on milline olukord, mida arvab avalik arvamus, inimesed erinevatest küsimustest, näiteks Palestiina, mille pärast tihti nutetakse, et juudid neid tapavad ja hävitavad, mis pole ka päris tõsi. Et näiteks Palestiina on nii kurb, siis näiteks Palestiinas avalik arvamus üle 80% inimest arvab, et jah, et kui naine petab meest, siis tulebki ta kividega surnuks visata, et see on täiesti normaalne ja korrektne. Sellised inimesed elavad Palestiinas. Ja kogu see ülevaade on väga hästi olemas selles suures põhjalikus akadeemilises töös ja selle töö eesmärk, miks ma selle üldse tellisin, on just nimelt see, et meie erakonna liikmetele anda sellist nagu infopagasit valmistumiseks järgmisteks Riigikogu valimisteks, et kui tulevad avaliku kohtumised, debatid ja teemaks tuleb näiteks immigratsioon, teemaks tuleb välispoliitika küsimused, siis meie enda liikmetel oleks eelkõige olemas see nagu teadmiste pagas, et millest nad tegelikult räägivad. Et me saame aru ajaloolisest taustast, me saame aru päris tänasest olukorrast ja me oskame neid omavahel kokku siduda asjaolusid ja me saame nagu kontseptsionaalselt aru sellest teemast. Ja see on eelkõige kasulik just meie enda liikmetele, et nad oleksid asjatundjad ja pädevad ja oleksid peaaegu üle kõikidest poliitkonkurentidest teistest erakondadest, kui me räägime näiteks šariaadi seaduste levikust Saksamaal ja Prantsusmaal. Ehk Euroopa liberaalid armastavad rääkida naiste õigustest ja võrdõiguslikkusest ja karjuvad Poola peale tihti, et tahavad seal aborte vähendada ja piirata. Aga samal ajal mitte keegi isegi piiksugi nende poolt ei ütle, et kuulge, samal ajal on meil olemas Saksamaal moslemi kogukonnad, kes põhimõtteliselt panevad oma 10-aastased tüdrukud juba mehele, kuna šariaadi seadused lubavad seda. Selle koha pealt nagu Euroopa liberaalid ei ütle mitte midagi, vaid räägivad, et see on islamofoobia. Igastahes siuke uuring valmis, toimus poolavalik tutvustus, eelkõige olid seal koha peal siis meie erakonna liikmed Tallinna piirkonnast. Kahjuks ma avalikku üritust ei saanud teha, sest avaliku ürituse puhul oleks ma pidanud hakkama kontrollima siis kõiki need vaktsiinipasse ja sertifikaate. Ja kui ma seda teinud ei oleks võinud mõni sotsialist kutsuda mulle politsei ja Terviseameti kaela ja ma oleks saanud ka mingi sunniraha peale. Nii et ma tegin ametlikult kinnise ürituse, kuhu olid oodatud siis erakonna liikmed. Aga selle uuringuga saab igaüks tutvuda, ma soovitan seda soojalt teha. Minu kodulehel jaakmadisson.ee on see allalaetav. Saate rahuliku 70 lehekülge lugeda läbi umbes tunni aega, paari tunniga süveneda sellesse ja ma arvan, see on igale ühele kasulik ka kõikidele teistele mitte ainult erakonna liikmetele. Ja lõpetuseks siis täna ehk neljapäeval toimus esimene ametlik lõunasöök Vabariigi presidendi härra Alar Karisega, siis Eesti suursaadik siin Belgias ehk Brüsselis organiseeris kohtumise Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete ja meie siis riigi presidendiga lõunasöögi formaadis umbes paar tundi kestis see. Kõik Eestist valitud saadikud olid kohal, me 7 päkapikku. Ja oli väga sisukas ja tõesti konstruktiivne vestlus, ma ütleksin. Et me ei saa mitte kunagi arvatavasti presidenti mitte üheski riigis, kes oleks 100% samade seisukohtadega ja kõikide inimestega. Et see on võimatu. Aga üldplaanis mul on isiklikult hea meel, et lõppkokkuvõttes riigil on president, kes on ka näeb presidendi moodi välja ja räägib nagu president. Et ma ei taha parem seda nime nimetada, kes meil eelmine kord oli, et sellega võrreldes on öö ja päev. Et inimene on siiski erudeeritud ja tasakaalukas. Ja ka ma siis selle lõunasöögi kohtumisel, ma ei hakka rääkima ükshaaval, et mida me kõik rääkisime, et see ei oleks viisakas ega kena. Aga oli sisukas kohtumine, teemadeks pool kohtumist läks muidugi koroonaviiruse peale, vaktsiinide peale, lisaks julgeolekust, Ukraina, Venemaa võimalikust konfliktist, kõikidest muudest teemadest samamoodi, mis on Eestis olukord, kuidas Eesti paistab välja Euroopa Liidu teistest riikidest. Aga see, mida ma rõhutasin härra presidendile, oli see, et kui me tahame kuidagi natukene manageerida ühiskonna sidusust, ehk me räägime täna ikkagi konfliktist. Kui me vaatame täna Postimehes on Gallup küsitlus, kas toetate von der Leyeni ettepanekut kohaldada sundvaktsineerimist terves Euroopa Liidus, siis umbes 10 000 inimest oli vastanud kella 4 täna ja 46% toetab, 46% vastu ja 8% ei oska öelda. Muidugi selle 8% ma ütleksin, et mida te üldse siin eksisteerite, et ärge valima minge, kui te ei oska mitte midagi öelda. Aga täpselt pooleks. Pool Eesti rahvast tahab justkui sundvaktsineerimist ja nad ei rahuldu sellega, et neil on ju õigus ennast vaktsineerida.
Neil on see vabadus olemas ja kui vaktsiin toimib efektiivselt, siis mida see sinu tagumikus sügab, kui teine inimene ennast ei vaktsineeri, sest sina oled ju kaitstud. Et ma ei saa nagu sellest aru, et see stalinistlik mõttelaad, mis on ühiskonnas vohamas, on nagu üles kerkinud, et põhimõtteliselt represseerime kõik ära, paneme kõik, ma ei tea, kohvikud kinni, ajame firmad pankrotti, inimesed töötuks, tekitame sotsiaalmajanduslikku katastroofi, sest et sa ei mõtle nii nagu mina ja sa ei ole nõus tegema seda, mida ma käsin. Kuigi see on sinu enda isiklik otsus, sest me räägime ikkagi ravimist, me räägime nii-öelda ravimi süstimisest, mis puudutab sinu enda tervist, sinu enda keha. Et keha, vaba valik pidi olema enda keha üle ju. Räägivad kõik naisõigused, kui on küsimus abordist. Nüüd enam nagu keha ei ole vaba. Ja samal ajal teine pool Eesti rahvast ütleb, et ei, et see on iga inimese vaba valik. Sundvaktsineerimist ei saa kohaldada. Ja nüüd on see küsimus ka presidendile, et kuidas me suudame manageerida seda protsessi nii viisi, et see ühiskond täiesti, ma ei tea, omavahel kodusõjaks ei lähe ja me üritame kuidagi neid pingeid leevendada. Ja ma ütlesin, et ainuke lahendus, mis siin praegu peab olema, et ka president kasutab oma autoriteeti ja ütleb selgelt välja, et kuulge, sundvaktsineerimist me ei saa aktsepteerida, see viib ühiskonna kriisi ja ma tean, et see viib kriisi, see viib kaosesse ja ma olen ise üks esimesi, kes hakkab korraldama suurimaid meeleavaldusi sellise asja vastu, kui me hakkame siin sundvaktsineerimist kohaldama täiskasvanutele, rääkimata lastest. Alates 5-aastaseid lapsi hakatakse vaktsineerima viiruse vastu, mis ei ole ohtlik lastele. Et ma arvan, et vaktsiinid üldpildis võivad olla väga head ja kasulikud, aga antud juhul see on absurdne. Ja see mõtlesin ka härra Karisele, et selline asi on mõeldamatu, aga samal ajal peab riik ka tagama koostöös erasektoriga võimaluse igale inimesele vaktsineerida, kui sa tõesti soovib. Tuleb rääkida ausalt, et jah, vaktsiin on ravim ja igal ravimil võivad olla kõrvaltoimed. Ei ole mõtet nagu tekitada illusioone või pette kujutelmeid, et ei, mingid kõrvalmõjusid ei ole. On ja võivad olla väga tõsised. Aga seda tuleb ka ausalt rääkida ja öelda, et tõenäoliselt, kui sa oled 55-aastane, kehva tervisega, mitmete haigustega, siis tõenäoliselt see vaktsiin on tunduvalt kasulikum kui kahjulikum. Aga samal ajal, kui suga tõesti midagi juhtub, ma ei tea, mingi tromb või südamerike selle vaktsiini tõttu, siis riik peab võtma ka vastutuse. Mitte ütlema, nagu Kaja Kallas ütles, et aga minge siis Pfizeri vastu kohtusse. Et selline suhtumine tuleb lõpetada riigi tasemel. Et sundvaktsineerimine peab olema välistatud, samal ajal peab riik tulema ja pakkuma tõesti igasse Eesti nurka võimalust vaktsineerida, kui inimene seda soovib teha ja kui on kõrvaltoimed, kui on kõrvalkahjud ja tagajärjed rasked, siis riik peab ka sellest vastutama. Kui sa pressid peale mingisugust vaktsiini, siis sa pead võtma ka vastutuse ja olema riigimehelik, et jah, me tegime seda, aga me vastutame selle eest, kui sinuga midagi juhtub. Ja samal ajal kutsume ka üles nii-öelda nagu mõistlikule nagu konsensusele, et ärme suru teisele peale seda, mis ei ole minu asi. Ja samal ajal soodustame seda, et igal inimesel on võimalik seda teha, lähtudes adekvaatsest informatsioonist ja valikuvabadusest. Ja ma usun, et president võiks seda teha ja ma loodan, et ta seda väga teeb. Kuid aeg läheb meeletu kiirusega. Homme hommikul ehk reede hommikul lendan ma tagasi Eestisse. Homme kell 3 on mul üks eksam, kuna semester hakkab lõppema ja on eksamisessioon. Ja homme õhtul lendan ma juba taas Varssavisse, kus toimub siis parempoolsete erakondade juhtide kohtumine, kuhu tulevad siis kokku poolakate kutsel, ehk siis Poola võimupartei esimehe härra Kaczynski kutsel tulevad kokku üle 10 erakonna juhid oma delegatsioonidega. Sinna olen siis minemas mina koos erakonna esimehe härra Martin Helmega. Ja sinna tuleb, ma ei tea, Marine Le Pen, sinna tulevad Hollandi parteide juhid, teiste kõikide riikide juhid, kes siis nii-öelda üritavad edendada tugevat konservatiivset parempoolset koostööd, et liikuda sammu haaval selle poole, et võiks teoks saada üks tugevam, suurem, tõeliselt parempoolne konservatiivne poliitgrupp siin Euroopa Parlamendis, kes suudaks hakata pidurdama kogu seda vasakliberalistlikku siin agendat. Ja ma arvan, et selle eest on muidugi väga hirmul. Aga homme õhtul on siis Varssavis üritus algamas. Laupäeval on sisulised arutelud, laupäeva pärastlõunal lendama tagasi Eestisse, et siis pühava hommikul minna töölähetusele Ameerika Ühendriikidesse Washingtoni. Ja sellest ma räägin juba järgmisel nädalal otse siis USA-st. Seetõttu järgmine nädal ma Euroopa Parlamendis kahjuks siin kohapeal olla ei saa, nädala kokkuvõtet ei tule, aga see-eest ma kindlasti annan teada, kuidas lähevad kohtumised ja teatud üritused mul Washingtonis, kus ma olen 4 päeva. Ja seetõttu
Jääme taas kohtumiseni, külastage kindlasti minu kodulehti jaakmajüsse.ee, jälgige minu tegemisi sotsiaalmeedias, Facebookis, YouTube'is kindlasti pange ennast jälgima, et saaksite adekvaatset informatsiooni palju kiiremini, kui te saate seda Delfist või Postimehest või ERR-ist. Seniks aga olge terved, taas kohtumiseni ja ilusat nädalavahetuse algust!